Tere tulemast! Täna räägime maksudest, täpsemalt sellest, kuidas kasutada maksuseaduste pakutavaid võimalusi, et oma maksukohustusi vähendada ja raha tõhusamalt planeerida. Esimene maksuvabastused ja soodustused, kas sa kasutad kõiki võimalusi? Paljud inimesed maksavad rohkem makse, kui tegelikult vaja, sest nad ei kasuta kõiki maksuvabastusi ja soodustusi, mis neile kättesaadavad on. Uuri välja, kas sul on õigus. Meditsiinikulude vähendustele, kas oled viimase aasta jooksul teinud suuri meditsiinilisi väljaminekuid? Hariduskulude vähendusele, kui oled käinud koolitustel või kursustel, võivad need olla mahaarvatavad. Maksukrediitidele, mis võivad tulenevalt sissetulekutest või eluasemelaenust oluliselt vähendada makstavate maksude summat. Näpunäide, konsulteeri maksuekspertidega, kes oskavad välja tuua kõik soodustused, mida saad kasutada ja aidata vältida vigu maksudeklaratsioonis. Teine turu jaotamine, kuidas maksukoormust vähendada. Sissetulekute nutikas jaotamine võib aidata oluliselt maksukohustusi vähendada. Pereliikmetega sissetuleku jaotamine. Kui sinu abikaasa maksukoormus on madalam, saad osa sissetulekust temale üle kanda, et optimeerida peremaksud. Näiteks, kui teil on ühisomandis ettevõte, siis võib sissetulekute jaotamine aidata vältida kõrgemat maksumäära. Ettevõtte tulude jaotamine. Erinevate äriüksuste loomine või sissetuleku jaotamine nende vahel võib aidata ära kasutada soodsamaid maksumäärasid. Oluline on meeles pidada, selleks, et see strateegia oleks seaduslik ja tõhus, on alati soovitatav koostada plaan koos maksunõustajaga. Kolmas maksude edasilükkamine, kasuta pensionikavu ja muid võimalusi. Kas tead, et mõningad pensionikavad ja investeerimisvõimalused võimaldavad maksude edasilükkamist? Pensionikavad I ja I-sammas. Investeerides pensionifondidesse, lükatakse sissetuleku maksustamine edasi pensioniani. Sel ajal, kui raha kasvab, ei rakendata sellele makse, mis tähendab, et saad kasutada liitintressi efekti maksimaalset kasvu. Investeeringute maksustamine. Teatud investeerimiskontod lubavad tulude maksustamise edasi lükata, kuni raha välja võtad. Edasilükkamine aitab praegust maksukoormust vähendada ja annab rohkem vabadust kasutada olemasolevaid vahendeid investeerimiseks või säästmiseks. 4. Regulaarne ülevaatus ja planeerimine. Maksuseadused muutuvad pidevalt, mistõttu on oluline regulaarselt oma maksustrateegiat üle vaadata. Konsulteeri maksueksperdiga vähemalt kord aastas, et olla kindel, et kasutad kõiki seaduslikke võimalusi oma maksukohustuste vähendamiseks. Hinda oma finantsolukorda ja kohanda strateegiaid vastavalt uutele sissetulekutele, pereolukorrale või seaduse muudatustele. Lõppsõna. Maksuplaneerimine ei ole ainult suurfirmade mänguma, ka tavaline inimene saab sellega säästa olulisi summasid. Kui oled teadlik olemasolevatest võimalustest ja kasutad neid strateegiliselt, võib sinu rahaline olukord märgatavalt paraneda. Hakka pihta täna, analüüsi oma maksustatavat tulu, leia sobivad maksuvabastused ja investeeri tulevikku. Kas oled valmis maksustrateegiat koostama? Küsi abi või alusta esimese sammu tegemist juba täna.